Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber, mina olen Helena ja mina olen Gertrud. Ja täna on meil külaliseks 11. B-klassi õpilane, kes on saavutanud häid tulemusi matemaatikaolümpiaadidel ja kes paralleelselt õpib ka Heino Elleri muusikakoolis. Meie ees on Ervin Ivanov. Kui sa saaksid olla ükskõik mis loom, nagu terve nädal lihtsalt muutuda üheks loomaks, kes see oleks? No, ma arvan, ma oleks kass. Aga mitte sellepärast, et nagu lamada. Ma oleksin metsik kass. No ma lugesin omal ajal selliseid raamatud Warriors Cats. Seal oli kirjeldatud kasside sõdilaste elu. Seal nad sõdisid, neil olid erinevad hõimud metsas. Seal äikesehõim, jõehõim, tuulehõim ja siis väga palju huvitavaid rituaale oli ja erinevaid rolle seal nendel kassidel. Ja seal oli umbes 34 raamatut, mis ma lugesin. No see oli täitsa seeria. Ja siis see oli väga huvitav lugeda 4. klassis ja siis ma tahaksin olla see üks nendest. Teine põnev võib-olla siis nii-öelda mitte küsimusega, ma soovin, et sa meenutaks ühte lapsepõlve mälestust, esimene, mis pähe tuleb. No, ükskord mina nagu tantsisin seal, noh, mul oli hea tuju kodus ja siis ma mingi hetk kallistasin oma kappi ja siis see kukkus minu peale, riidete kappi. Aga tore, et ma ikka elu jäin. Kui vana sa olid? Ma arvan umbes 6 aastat. Okei. Ja kui suur see kapp oli? No ikka selline päris suur, 2-meetriline. 2-meetriline? Ja. Ossa. Ja, aga mul tegelikult on veel üks kapi kukkumise lugu. No. See oli lasteaias. Noh, jälle seal väga lõbus oli, jälle tantsisime ja nii edasi. Ja siis mingi hetk me ühe poisiga tahtsime mängida sellist mängu nagu kätega niimoodi üks teist tõugata, et kes on tugevam. Ja siis minu taga oli kapp. Ja siis see poiss oli tugevam kui mina. Ja siis mina kukkusin kapi peale ja kapp kukkus põranda peale. Tüdrukute nurka. Ja see oli väga lõbus. Sul on ikka ajalugu nende kappidega. Jah. Kas sa käid nagu kaarega mööda neist, kui sa näed? Jah. Siis on sul päris raske reevistus hakkama saada vist. Siis on päris raske reevistus hakkama saada vist. Jah, see on minu kõige suurem hirm. Kooli reevistu. Jah. Aga ma palun sul nüüd ennast, mina näiteks sind ei tea või nagu me kuuled võib-olla ei tea sind, et kuidas sina ise ennast tutvustaksid? Teha selline paari lausega tutvustus endast. No esiteks, ma olen Ervin. Ma siin käin Treffneris 11 B-klassist, B23. Vot sellises klassis ma käin. Siis veel ma käin Elleri koolis, seal ma mängin klaaverit ja veel paljude asjade tegelen. Loon muusikat. Ja veel käin matemaatikaolümpiaadidel. Vot see ongi selline tutvustus. Umbes niimoodi. Sa tegeled mingi spordialaga ka veel või mingi huvialaga? No tegelikult ka, jah. Ma tegelen veel karateega. Aga noh, ärge mõtelge, et ma käin seal treenis selleks, et mingiks tšempioniks saada või midagi sellist. Ma lihtsalt puhkan seal. Jaa. Ma arvan, juba viimased 5 aastat polnud mingit progressi, aga ma siiski seal käin lihtsalt, et puhata, rääkida seal sõpradega ja liigutada niimoodi. See on täitsa hea. Vaimne mõistus vajab ka füüsilist. No ja, muusikakoolis ma nagu töötan, no õpin selles mõttes õpetajad. Ja siis koolis ma ka pean õppima, aga treenis ma käin lihtsalt, et puhata. Aga sul on mingi kindel põhjus, miks sa just nendel aladele oled ennast sihinud? No, ma arvan, ei ole.
kindlast põhjust. Ma arvan, lihtsalt niimoodi harjusin ja teised inimesed võib-olla keegi käib muusikakoolis, et puhata ja trenn, karate on tema jaoks see põhikarjäär. Aga minu jaoks on näiteks niimoodi. Ja võib-olla siis rääkidagi rohkem Ellerist, et kuidas üldse nagu jõudsid sinna, kus sa praegu oled. Et kus sai sinu muusikaline kirg alguse? No, lapsepõlves mulle vanaema ja vanaisa, no tegelikult rohkem vanaema, näitas palju klassikalist muusikat ja tahtis, et mina ka oleksin mingi muusik. Ja siis mingi hetk esimeses klassis vanemad leidsid mulle mingi õpetaja, kelle juurde ma läksin õppima klaverit. Aga see polnud veel muusikakoolis. No, alguses ma arvan, ma olin selline neutraalne selle klaveri mängimise suhtes ja mulle ei meeldinud väga. Aga siis läks aeg ja mulle hakkas meeldima. Ja siis ma läksin muusikakooli. Tartu teise muusikakooli ja seal ma õppisin 7 aastat. Ja kas sa seal ka käisid? Kertud käis ka seal. Tegelikult ka, ma ei mäleta sind. Ma ei mäleta sind ka. Jah, Kahjuks. aga seal ma käisin. Tartu teine muusikakool on väga hea kool. Ja siis õppisingi need 7 aastat. Ja siis tegelikult, kui ma läksin Treffnerisse, siis ma lõpetasin, põhikooli 9. klassi ja Tartu teist muusikakooli ühel ja samal aastal. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla Treffner oleks nagu Treffner ja Eller korraga alustada oleks liiga raske võib-olla. No ma kartsin natukene, et ma ei teadnud ju, mis mind ootab. Ja siis ma ei mõtelnudki, et ma 10. klassis lähen Treffnerisse. Ma mõtlesin, et ma lähen Tartu teise muusikakoolis, võtan 8. aasta. No seal oli selline võimalus. Aga siis augustis ma sain teada, et see on päris kallis võimalus. Ja siis ma läksin augustis Ellerisse eksamile. Siis oli selline asi, et ma sain teada sellest eksamist mõned päevad enne selle eksami toimumiseni. Päevani. Siis ma kiiresti valmistusin, meenutasin need palad, mis ma mängisin kevade eksamil Tartu teises muusikakoolis. Ja siis tulingi eksamile, kuidagi mängisin ja siis mind võetsigi vastu. Ja korraga Treffnerisse ja Ellerisse võetsi vastu. Ja oli natuke raske algul nagu kokku Treffnerit ja Ellerit siduda, et oleks ka vaba aeg mul. Aga siis ma kuidagi sain hakkama. Mis need olid siis põhiasjad, mis aitasid sul kuidagi paremini enda ajaga hakkama saada 2 kooliga? No esiteks ma räägin neile, kes ei tea väga palju muusikakooli elust, et selline asi on, et alguses hommikul mul on kool, peaks olema, ja siis õhtul peaks olema mõned muusikakooli tegevused. Näiteks esimesel kursusel isegi oli nii, et 3 korda nädalas oli klaveritund, siis 2 korda nädalas mingi solfedžotund näiteks, mingi 1 kord nädalas veel mingi tund ja nii edasi. Ja need on kõik pärast gümnaasiumi, Treffneri kooli. Peaks olema nii, aga see on väga raske. Ja siis mina mõtlesin, et mina olen ju matemaatikast vabastatud niikuinii, sest mina nii hästi olümpiadidel käin ja õpetaja mind vabastas. Seega ma mõtlesin, et mis ma seal siis ikka passin koolis see terve tund aega. Ja ma lähen tavaliselt sellel ajal muusikakooli mingi tundi tegemas. Nagu klaveritundi lähen. Vot. Ja see on põhiasi, ma arvan, kuidas ma saan niimoodi hakkama mõlemas koolis korraga. Mida ma saan veel öelda? See ongi põhiasi. Ehk siis kasutad seda vaba aega tundide vahel klaverääritamiseks? Mitte vahetundidel, et kiiresti jooksen muusikakooli. Mitte niimoodi. Aga jah, kui ma olen vabastatud või näiteks vene keelest, sest
miks sa vene keelest vabastatud oled? Okei, ma ei tea, kas ma tohin üldse seda rääkida. Oi, Ma tegelikult ei ole vabastatud, mul on nii-öelda oma programm, ärge mõelge. Okei. Vabandust, vene keele õpetaja. Jah, aga tundides ma käima ei pea, vähemalt seega, nende tundide ajal ma ka tavaliselt lähen muusikakooli harjutama või mingisse tundi. Aga tihti, kas ei kipu niimoodi, et need mõlemad muusikakooli ja LR-i asjad hakkavad siis nagu samal ajal toimuma? Või nagu mingid üritused kas võigi, et kas sa pead mingit kalendrit, et hoida järel või kuidas sa sätid neid aegu? No kalender on ikka tähtis asi, jah. Varem, kui ma õppisin veel, enne Treffnerit, ma ei kasutanud väga kalendrit ja siis ma tihti unustasin kontserditest. Oli isegi mingi selline juhtum, et mulle helistati muusikakoolist ja öeldi, Ervin, kus sa oled? Sa pead olema kontserdil. Ja mina olen selline, oi, ma unustasingi. Aga siis Treffneris mina isegi alustasin kalendrisse mõneid asju panna kirja. Aga tegelikult väga palju ei ole kattumisi Treffneri ja LR-i vahel. Kui nii mõelda, siis need solfeggio tunnid ja need mingid muusikaloo tunnid, need on ju kõik LR-is pigem õhtusel ajal, pigem kell 4 või kell 6 või midagi sellist. Aga gümnaasiumis Treffneris on tunnid ikka enne 4 tavaliselt. Seega tavaliselt kattumisi ei ole. Ja üritused, ma ka ei mäleta väga palju üritusi, selliseid, kus oleksid mingid kattumised. Tavaliselt, kui tuleb see Lauri Väinmaa andma meistrikursus, siis me valime sellist aja, mis on minu matemaatikatunni ajal. Jah, et ma saaksin tulla lihtsalt kooli ajal. Seega pole väga palju kattumisi. Aga mis kellani sa üldiselt muusikakoolis siis veedad? Väga palju sõltub päevast. Mõnikord näiteks mingi hetk teisipäeviti ma olin umbes 9. Kui ma tulin Treffnerisse kell 8 hommikul, seal olid need tunnid, siis ma läksin muusikakooli, seal oli päris mitu tundi teise päeval. Ja siis kell 9 ma tulin tagasi koju. Isegi mingi päev ma tulin kell 10 tagasi koju. Meil oli väga pikk kaameransambli proov. Aga mõnikord ma tulen väga vara koju, näiteks 4 päeviti ma tulen umbes 3 koju. Ja siis kell 4 mul on veel trenn, kus ma puhkan. Ja siis pärast, põhimõtteliselt terve päev puhkan 4 päeval. Tavaliselt. Praegu vähemalt. Praegu mul on selline tunniplaan. Aga kas vahepeal jääb siis ka kooli asjadele vähe aega või sa jaotadki nädala raames ära, et teed mõningad asjad juba ette nädalavahetusel või kuidagi nii? Koduseid tööd ma mõnikord teen, jah. Pigem õhtuti ma teen, jah. Mul on selline asi. Eile ma mõtlesin natukene spetsiaalselt, mida ma rääkima hakkan. Ja siis mul tuli selline huvitav mõttekäik pähe. Et mul on vist 2 viisi, kuidas ma millegi jaoks valmistan. Esimene viis on see, kuidas ma valmistan sellele asjale, mis mul on tähtis. Mingi matemaatika olümpiaad tähtis, muusikakooli kontsert või mingi tähtis kontrolltöö, mis sellises aines kontrolltöö, mis mul on elus tähtis. Siis ma tavaliselt valmistun iga päev natukene. Minu kuidagi elusse sisse see nagu läheb, et hommikul natuke mõtlen sellest alast ja õhtul natuke mõtlen. Või näiteks, kui ma valmistun kontserdiks, siis ma ei hakka ju pala õppima päev enne kontserdit. Ma ikka iga päev natukene. See on siis esimene viis, kuidas ma teen asju. Ja teine viis on siis, kui asi pole mulle tähtis minu hingele. Näiteks mingi
kontrolltöö koolis või muusikakoolis, mis pole tegelikult, no ma tean, et see minu elus ei lähe väga vaja ja see mind väga ei huvita. Siis ma teen niimoodi, et ma õpin 1 päev enne kontrolltööd. No või 2 päeva enne kontrolltööd. Siis ma luban endale seda, sest ma tean, et see pole mulle huvitav, see on lihtsalt minu kohustus. Ja kodutööd ainetes, mis mul pole väga huvitavad, ma võingi teha lihtsalt õhtul enne seda ainet või hommikul näiteks selle kodutöö tähtajal. Aga kodutööd ainetes, mis mul on reaalselt huvitavad, need ma ikka teen nii nagu peab. Võttes rahulikult iga päev natukene ja niimoodi ma elangi. Aime Punga kiidaks selle väga heaks. Vot, no aitäh. Jah, aitäh Aime Punga. Ja, aga mis need prioriteedid on siis, või õppeained, millele sa nagu rõhku paned? Esiteks muusikakoolis klaaver. Klaaver on kõige tähtsam muusikakooli aine. Teised on nii ja naa ja need pole nii tähtsad minu jaoks vähemalt. Matemaatika, sest ma käin ju nii palju olümpiaadidel ja ma tahan seal võita häid kohti, sellepärast ma tegelen väga palju. Isegi, kui on mingi tund, selline tund, kus tekib palju vaba aega. Sellised asjaolud mõnikord toimuvad. Et ma ei taha ju lihtsalt istuda ja lakke vaadata pool tundi. Ma siis tavaliselt tegelen matemaatikaga või millegagi sellisega, et aeg ei raiskuks. Aga mis ained on veel minu jaoks tähtsad koolis? Ma arvan, ajaloo ja kirjanduse aineteks ma ka valmistun päris korralikult, sest see mind huvitab. See kultuurilugu ja nii edasi. Kui oli informaatika meil, siis ma ka seal, mul oli vist oma programming ja siis ma iga päev ka natukene seal õppisin midagi seal programmeerimisest. Mitte nii, et 1 päev enne seal mingit arvestust või midagi sellist. See oli ka minu jaoks nagu tähtis. Vot, need ained ma pean tähtsaks. Ehk siis prioriteetide seadmine põhimõtteliselt on väga siuke hea võti siis aja planeerimisele. See on väga tähtis. Jah, ma juba rääkisin, miks. Sest ei ole vaja aega kulutada nende asjade peale, mis pole sulle tähtsad. Kui sul on kohustus, siis õpi nii palju. Kui vaja on. Jaa, aga need asjad, mis sul on huvitav, nende peale tuleb palju aega kulutada, et sa saaksid mingit edu. Kas sul on siis ka mingi kindel sihtmärk näiteks tulevikus, mille nimel sa kõike seda teed? Ei ole. Ei ole. Ma ei tea üldse, mis minust saab pärast 12. klassi. Ma ei tea, kuhu ma seal lähen, kuhu ülikooli, mis alal. Kauget eesmärki mul pole. Aga mul alati on mingi, kuidas on, mitte kauge. Lähedane. Jah, lähedane eesmärk. Näiteks, kui ma valmistusin väga palju, näiteks 9. klassis ma väga palju matemaatikat lahendasin. Mul oli lihtsalt selline eesmärk, et saada rahvusvahelisele olümpiaadile. See polnud kauge eesmärk, see oligi see eesmärk, et vot sellel aastal ma tahaksin sinna saada. Ja sellepärast ma lahendasingi iga päev natukene. Aga kas sa käidki siis olümpiaadidel enda huvi pärast? Ma arvan, jaa. Ma käin lihtsalt sellepärast, mulle meeldib võistelda. Ma ei tea, kas ma tegelen ülikoolis matemaatikaga või ei tegele. Ma ei tea veel, ei ole otsustanud. Aga praeguseks ma käin matemaatika olümpiaadidel lihtsalt sellepärast, et see on hasartne
et mul on huvitav, kas ma saan ikka esimest korra seekord või ei saa. Aga veel ei tea, kas ma tegelen päriselus matemaatikaga või ei. Aga see on siiski, ma arvan, päris kasulik kogemus käida olümpiaadidel. See on väga lahe hasart ka. Tavaliselt siuke ebatavalisem minu meelest. No jah. No jah. Ja, aga võib-olla siis, et kuhu sa üldse jõuda tuled oma matemaatikaga, et või mõne võistluse või mõne saavutuse välja tuua. Me teeme minu CV-d. Jaa. Tuleb See kasuks. on tööintervjuu. Jah, täpselt niimoodi me istume Kertiga ühel pool lauda ja Ervina teisel pool ja siis ta vastab meie küsimusele. Okei, no siis ma räägin, kui te tahate, et mida ma saavutasin. Et mina käisin eelmisel aastal ja sellel aastal rahvusvahelisel matemaatika olümpiaadil. Eelmisel aastal see oli Jaapanis ja sellel aastal see oli Inglismaal. Ja veel eelmisel aastal ma käisin Hiinas. See Hiina kutsus Eestit ja mõned teised riigid oma treeninglaagri. No, ma ei tea, miks nad seda tegid, aga see oli väga hea võimalus eestlaste jaoks käia Hiinas. Ja, ma arvan, ma praegu räägin seda saavutuste loetelu. Need saavutused on ju lihtsalt turismikogemused, võib nii öelda. Et ma arvan, et need turismikogemused Hiinas ja Jaapanis ja nii edasi ongi kõige suurem nagu kingitus mulle nende saavutuste pärast. Sest raha väga palju meile ei anta Eestis. No mitte ainult Eestis, ma ei tea. Teistes riikides ma arvan ka. Aga turism, see on väga hea kingitus, nagu ma juba ütlesin. Kas sa oled siis palju ringi reisinud? Jaa. Mis su lemmikkoht on, kus sa oled käinud? Ma arvan, kõige rohkem elamusi mul pakkus see, kui ma läksin Hiina ja Jaapanisse ja veel teisel või esimesel kohal, ma ei ole otsustanud, see oli Itaalias. Aga Itaalia polnud seotud olümpiaadidega, see oli lihtsalt reis. See oli väga tore. Veneetsias. Ma soovitan teile käia Veneetsias. Mitte Roomas. Roomas pole nii huvitav. Aga sa arvad, et inimestele tuleb kasuks, kui nad reisivad palju ja näevad maailma? Ma ei tea. Ma arvan jah. Sest siis nad saavad aru, et igal pool ei ole nii nagu nende kodumaal või kodulinnas. Et igal pool on natukene erinevalt ja erinevalt võib elu peale vaadata ja nii edasi. Nad saavad natuke rohkem haritumaks ja natuke laiem silmaring siis neil on, ma arvan. Mul tegelikult oli üks küsimus, mis ma vahepeal tahtsin veel küsida, et kas sul on ka olnud selliseid huvisi, millega sa oleks tahtnud tegeleda, aga sul lihtsalt ei ole aega olnud, sest et sul on päris tihe graafik, nagu me oleme aru saanud? No jah, mõnikord sellised asjad tekivad. Näiteks mingi hetk ma tahtsin väga õppida kitarri mängima, väga hästi. Ja siis ma ostsin isegi kitarri ja see seisab minu kodus, aga ma ei mängi seda. Vähemalt praegu, sest mul üldse pole aega. Ja kui nüüd võib-olla lühidalt kokku võtta, siis 2 konkreetset nippi, millest sa võib-olla praegu oled rääkinud ka, et kuidas aega planeerida. Ma arvan, kõige tähtsam, mida ma tahan öelda, aga mitte kõige ilmselgem, on see, et kui sa aega planeerid, siis on väga tähtis asjade tegemise järjekord. Mulle meeldib see näide söögiga. See näide, et kui sa, tervislikule inimesele on vaja süüa 3 korda päevas. Aga te ju ei tee niimoodi, et te ärgate üles ja sööte hommikusööki, lõunasööki ja õhtusööki kõik järjest. Ja siis energiat täis hakkate midagi tegema.
see ei tööta niimoodi kahjuks. Et on väga tähtis asjade tegemise järjekord. Et oleks hommikusöög, siis mingi vahe. Siis sa saad selle hommikusöögi energia abil teha mingeid asju. Siis lõunasöög ja jälle mingi vahe. Ja siis õhtusöög. Ehk on tähtis mitte ainult see, kui palju sa teed, aga see, mis järjekorras sa teed. Näiteks klaverimängijad. No see on lihtsalt näide, mis on mulle lähedasem. Ei ole ju niimoodi, et kõige paremad klaverimängijad on need, kes kõige rohkem harjutavad. See ei ole niimoodi. Harjutama peab kuidagi, mitte lihtsalt niimoodi, et 5 tundi järjest istud, aga targalt kuidagi. Näiteks, no kuidas mina teen, harjutan natukene seal pool tundi, siis midagi veel teen, lähen mingi solfeggio tundi, siis veel natukene pool tundi, siis mingi teist asja teen ja veel natukene pool tundi. Ehk pole tähtis see, et sa väga palju harjutad, aga see, kuidas sa harjutad. Ja veel äärmiselt oluline on ikka puhkamine. No näiteks jälle klaveris. Sa ei tohi iga päev mängida. No vähemalt palju. Peab olema, ma kuskil kuulsin, et on optimaalne selline graafik, et 3 päeva umbes mängid ja 1 päev puhkad pigem. Ja siis jälle 3 päeva mängid ja 1 päev puhkad. Ja selline graafik on selline optimaalne. Sest kui sa iga päev mängid, siis su aju jätab meelde mingeid vigu, mis sa teed näiteks sõrmendega ja siis on väga raske nendest lahti saada. Aju mitte ainult jätab meelde õigeid asju, aga ka valeid asju. Sellepärast on väga tähtis puhkamine. Näiteks minu isa oli trummar ja siis ta ütles, et ükskord ta ütles, et kui ta puhkas mõni kuu, siis pärast seda tavaliselt ta mängis ülihästi trumme, sest käed unustasid kõik vead, mis nad tegid. Mõned head asjad ka olid unustatud, aga neid isa väga kiiresti nagu tuletas endale meelde. Sellepärast puhkamine on väga tähtis. Isegi sellel aastal ma käisin matemaatika rahvusvahelisel olümpiaadil ja ausalt öeldes enne seda ma ei lahendanud matemaatikat umbes, kuni võtta 5 kuud. Ja ma ainult käisin nendel lõppvoorul ja valikvõistlusel ja nii edasi. Lihtsalt käisin seal, aga ma ei valmistunud. Ma juba eelnevalt väga palju valmistusin umbes aasta tagasi ja lihtsalt inertsiaga liigusin rahvusvahelisele olümpiaadile. Ja sellepärast, et ma nii palju puhkasin, ma mõtlesin, ma saan mingi viletsa tulemuse. Aga osutus niimoodi, et võrreldes ühe teise poisiga, kes 5 tundi päevas tegeles matemaatikaga iga päev juuni jooksul, mina sain ikka hõbedamedali ja tema ei saanud. Ja sellepärast siis mul tekkis selline mõttekäik, et puhkamine isegi matemaatikas ja igas teises valdkonnas on üks põhilisi asju. Ehk mitte see, kui palju sa teed, aga see, kui palju sa nende tegevuste vahel puhkad, see on tähtis. Ma võin veel ühe näite tuua. No. Ja 10. klassis, kui ma tulin Treffnerisse, siis ma sain aru, et võrreldes Annelinna gümnaasiumiga, kus ma varem käisin, mul väga palju vähem vaba aega oli. Siis ma sain aru, et jällegi, tegevuste järjekord on oluline. Ma sain aru, et õhtul pärast kooli ma juba ei jaksa matemaatikaga tegeleda, ma ei saa nii kiiresti mõelda. Kooli ajal ma ka väga, kui on mingi vaba tund mul, siis ma saan hakkama, aga tundide ajal see pole väga mugav, sest on väga vali klassis
ja see, noh, pole hea. Ja siis ma sain aru, mul tekkis idee. Lihtsalt ma hakkan ärkama kell 6 hommikul tegelema matemaatikaga, mis on, noh, rohkem aju ressurssi nõudev asi, kui paljud tunnid koolis olid minu jaoks. Ja siis ma lähen kell 8 kooli ja õpin seal. Ja õhtul puhkan. Ja see toimis. Ehk tegevuste järjekord on väga oluline. Et kõige raskemad mingid või kõige loomingulisemad asjad, kus peab pidevalt uut asja mõtlema, mingid uusi ideid genereerima. Seda tuleb jätta hommikule. Ja õhtule peab jätma rutiinsemad ülesanded. Näiteks raamatu lugemine, mingi trenn, mingi teised rutiinsed asjad peab jätma õhtusele ajale. Sul on väga targad mõtted. Ma mõtlen, et need on väga elulised. Arvestades, kui noor sa oled. Ehk siis Jah. Aga jah, võib-olla hakkaks vaikselt kokku tõmbama. Aitäh, et sa tulid. Meil oli väga lõbus pooltund siin. Palun. Ja Ja aitäh teile. Kutsusite mind. Aitäh kuulajatele. Jälgige meid sotsiaalmeedias ja järgmise korrani.